Tallinnas Pirita teel on värskelt valmimas üks selline kauni arhitektuurse lahendusega korterelamu. Nimi on tal Meerhof. Sina Aet oled sellele kortermajale teinud siis sisearhitektuurse lahenduse. Milliste korteritega selle maja puhul tegu on? Miks erilised on? Mis iseloomustab seda maja? Ma paari sõnaga eelnevalt räägiks selle maja välisarhitektuurist, et siis jõuda sisearhitektuurini, et maja on projekteeritud Sander Aasa ja Henno Sillaste poolt ja seda maja iseloomustab monoliitsed betoonterrassid kaarja kujuga, tänu millel on siis terves majas igas korteris merevaade. Maja läheb tagantpoolt mere poolt vaadatuna läheb laiemaks, nii et see võimaldab siis merevaatega mere poolt siis tagumistesse korteritesse. Arendajaks on Metro Capital ja tahaks siinkohal isegi tänada neid, sest ma ei tea Eestis teist arendusfirmat, kes paneks rõhku nii palju siseplaneeringutele, et see ei ole mitte nende poolt selline ühekordne rõhuasetus kui väga eksklusiivsele kortermajale, vaid seda teevad nad ka teistes oma arendustes. Ja ka nende poolt olid tingimusteks, et kõikides korterites peab olema vann ja dušš. Pea igas korteris on garderoob, paljud garderoobid on magamistoast otse sissepääsuga vannituppa. Ja oleme püüdnud siia ka paigutada väiksed majandusruumid. Me oleme vannitubadesse teinud pika tellitava mõõduga tööpinnaga valamud. Sinna alla käib pesumasin. Valamuid on kas siis üks või mõnes korteris ka kaks ja see on täpselt mõõtu lõigatud vastavalt siis ruumi suurusele. See on väga praktiline, need on Balteco piano valamud ja ka väga ilus. 1/3 köökidest on nii-öelda siis minu poolt ette antud kliendile, kus pliidiplaat ja valamu asub saarekesel. See on ka tegelikult kuulub minu arust sellisele glamuursele luksusliku korteri planeeringule, et mis mulle isiklikult väga meeldib ja tegelikult ma ei tea kedagi, kellele see ei meeldiks, et tehnika, kõik suured mahud oleksid siis ühtlaselt ühes seinas ja lett oleks siis tööpinnaks ja ühtlasi ka muidugi on ära kasutatud siis seda vaadet siis merele, mis on selle korteri põhiväärtus ja seda annab ka siis see lett, et toimetamine näoga nii-öelda mere poole. Milliseid materjale sa peamiselt oled kasutanud? Korterites on 3 paketti, on naturaalne tamm, on hallid, üsna ekstravagantsed põrandad ja on lumivalgeks peitsitud saar, nii-öelda pärlsaar. Ja sellest tingituna siis on ka teised materjalid valitud sellised, ehk siis plaadid, seinavärvid, et see kõik väga sulaks üheks tervikuks, et ma olen püüdnud siia mitte tuua värvide näol kontraste, sest see põhikontrast on vaade ja kogu ruumiplaneering ja loomulikult nii halli kui valge põrandaga on võimalik inimesel ise ruumi tuua ükskõik mis värve, aga mina leian isiklikult, et merevaade on juba selline värvilaik, et muu mööbel võiks olla pigem tagasihoidlik ja teisejärguline, et pigem seda vaadet toetav, kui siis ma ei kujutaks ette siia domineerivaid, tugevaid tapeete lihtsalt põhjusel, et see tapeet on juba olemas vaate näol. Plaadid on 60x60, nii põrandal kui seinas ühesugused plaadid, mitte midagi nii-öelda väljakutsuvat või domineerivat ja jälle üks suur üllatus oli, et mitte ükski ostja ei vahetanud plaate, et vaatamata oma lihtsusele selline lahendus meeldis kõigile. Planeeringud on tõesti tõeliselt läbimõeldud nendes korterites, mis muudabki nad selliseks eksklusiivsemateks ja erilisemateks. Et see korter, kus me praegu oleme, siin samamoodi on ühendatud magamistuba ja vannituba siis garderoobi osaga ja sarnaseid lahendusi on vist enamikes korterites. Jah, seda küll ja miks see nii-öelda siis see sissepääs on nii esikus kui garderoobist. See on üks väheseid kortereid, mis ei võimaldanud WC-d eraldi teha, aga kuhu vähegi nii-öelda külaliste WC-d, kus vähegi see võimalus oli, siis see sai ka tehtud. Et jah, selliseid ühe vannitoaga kortereid on terves majas päris vähe. Väga palju on ka selliseid tõeliselt suuri ja luksuslikke kortereid siin, saan ma aru. Jah, kõige
uhkemad ja luksuslikumad on tõesti viimase korruse korterid, need on läbi 2 korruse. Ma võtan siin ette praegu korter 85, mida hetkel ka ehitatakse. Esimesel korrusel ehk siis tegelikult 8. korrusel on 2 külaliste tuba või lastetuba, 1 master bedroom. Master bedroomist on siis master vannituba ja eraldi siis väiksem vannituba, kus on siis mõeldud pesumasin ja kuivati. Ja teisel korrusel on tohutult suur terrass, saunavõimalus, avatud köök, jälle selline leti variant, kus kõik kõrged kapid on tagumises seinas, et ta on küll avatud elutoast, aga oma vormilt ja materjalil valikult jääb ta märkamatuks. Ja ka siin on eraldi väike vannituba, mis ta nüüd väike on, 80 meetrit ja 1 külaliste tuba. No see on nüüd selline tõeliselt luksuslik ja suur korter. Praegu oleme me tegelikult täpselt sama luksuslikus korteris, aga pisut väiksemas. Äkki me teeme siin väikese tiiru, vaatame, kuidas sa selle korteri oled lahendanud ja siin sa oled ta juba ka sisustanud. See korter on sisustatud ja kogu värvikamma järjekordselt, nagu siin eelnevalt sai öeldud, sulandubki ruumi. Meil on selle sama maja jaoks välja töötatud ka väga tegelikult erilise halli põranda jaoks peitsid ja värvid, et nii palju kui minul see võimalus on, siis mina ei tooks ja ruumi sisse ehitava mööbli näol lisavärve, vaid lähtuks siis põrandast ja seintest, et nii on ka see köök, et on valge, mis siis sulandub seina ja lett ja kõrged kapid, mis sisaldavad siis endas nii esikukappi, külmikud, praeahju, torni ja ka majapidamiskappi, et need on siis vastas seinas ja sulandub siis põrandatooniga kokku, et kindlasti elutoas diivanil istudes ei oleks nagu vaade sellisele traditsioonilisele köögile, et ikkagi see köök oleks nii võimalikult elutoa osa, mis tegelikult peaks olema nagu igas avatud köögiga korteris. Köök tõeliselt kaunis, selline hele, nagu me oleme harjunud sinu puhul nägema. Räägi nendest valikutest siin. Tööpind on Himax. See on selline suhteliselt uudne materjal, kes teavad korianni või kerrokit või midagi samalaadset, siis see on üks sellest perekonnast ja ta kohta öeldakse, et see on nendes kõikides kõige parem. Ta on väga tänuväärne materjal, sest sellega saab teha valamu ühes tükis kraanikausiga, ta on väga kergesti puhastatav. Praktika näitab, et inimesed on selle tööpinnaga väga rahul ja mis on ka üks väga suur asi, on see, et tagasein on ilma igasuguse praota siin, kuhu kipub mustus minema, et tavaliselt me teeme ka tagaseinad sama materjaliga nagu tööpind. Ja sellest võib siis tegelikult voolida ükskõik mis vorme ja valamud on ka eri kujuga, eri suurusega ja koha peal on võimalik seda tööpinda nii-öelda kokku liita, et saame pinnad, mis on üle 3 meetri, kuivõrd me teame, et nii laminaat kui kivitööpinnad on kuni 3 meetrit, siis siin saab tööpinnad oluliselt pikemad teha. Köögitehnika? Köögitehnika on De Dietrich ja miks De Dietrich on see, et De Dietrich on üks väheseid firmasid, kellel on tõesti päris täiesti valge pliidiplaat, et enamus teistel firmadel on sellised rohekad või sinaka tooniga klaasid. De Dietrichil on siis lumivalge ja loomulikult on mõte sellel köögil olla nähtamatu ja samas on blanko segisti valge roostava viimistlusega, et oleks ka selles midagi valget. Ja siis lauaplaat on valgeks peitsitud saar, ehk siis siin on püütud teha see võimalikult põrandatooni, et jälle seda niimoodi sujuvalt integreerida elutuppa. Ja samuti kõrged kapid esikus. On sama materjali? On sama materjal ja see on juba algselt niimoodi planeeritud, et need kõrged kapid sisaldavad endas siis kõik vajalikku, mis on siis mõeldud nii esiku, panipaikade kui ka köögitehnika jaoks, et siin esimene kapp on riietele, teine kapp on ka riietele ja siis juba teine pool on siis külmik ja ahi ja siis väike viimane kapp on siis majapidamistarbeks,
et noh, põhimõte on nagu just see, millest sai ka siin varem räägitud, et vaade elutoast oleks siis hästi rahulik ja ühtlane ja nii-öelda köök oleks võimalikult vähe köögilik. Elutuba, mis on siis köögiga ju põhimõtteliselt üks ruum, et kuidas sa selle mööbli valiku oled teinud? Et siin on sama materjaliga ja samas toonis teleka-alus, valgeks peitsitud saar Andre sisustuse poolt valmistatud, nii nagu ka kogu köögimööbel, siis porgidiivan valge, eestimaine ja Andro Kööbi maal, et oli just soov panna siia üks väike värvilaik. Aga valgustid, kus sa need oled leidnud ja valgustid on siin ka erinevatest firmadest, siis laua leti valgusti on Laterna Magicast, ka natuke jälle omapärane. Selline tõeliselt perfektne valik selles mõttes pikale sellisele letile, eks ole. Valgusti on 1,80 m pikk, et päris hea leid. Siis ülejäänud valgustid on moodsast valgustusest, lakke süvistatavad leedid, võimalikult peenikese raamiga ja minu ühed lemmikud munad, mis sobivad tõesti absoluutselt igasse interjööri, et nad on hästi lihtsad, aga erineva suurusega, kas siis ripuvad või vastu lage, no hästi pretensioonitud ja ka oma hinnataseme poolest enamikele klientidele vastuvõetavad. Minu üks suur lemmik moodsa valgusti valikust on Astrolightingu kataloog ja just nimelt kipsvalgustid. Integreeritakse lakk enne lae viimistlemist, pahteldatakse ja värvitakse koos laega ja lakke jääb auk, kas siis ümmargune või kandiline ja sinna võib valida siis oma äranägemise järgi valgusallika ja nad on tõeliselt tagasihoidlikud ja samas ülimalt efektsed. Sellise süvistatud integreeritud valgusti juurde sobib absoluutselt ükskõik milline muu dekoratiivne valgusti. Üks uusimaid katalooge moodsas valgustuseks on Panseri, kus valgustid on jällegi suhteliselt mõistliku hinnaga ja samas on need sellised väikeste kiiksudega, et siinsamas korteris on veidi nii-öelda lapik muna ja see muna on eriti tore, kui neid on laes mitu tükki, need on 3 erineva suurusega, need on rippuvad ka erinevate suurustega ja sellega on väga lihtne ja suhteliselt jälle soodne. No magamistuba on selline jällegi hele ja mõjub väga kergena, ja ma saan aru, et siin voodil oled sa pannud selle voodi siis pesukomplekti, millest me eelmises saates rääkisime, Unikulma omad on, et siin on vist kas söeniit sees või midagi sellist? Söeniit ja nagu mulle räägiti, et selle lina külge ei hakka kassikarvad näiteks ja et see pidi olema jahutav. Et see kogu komplekt on Unikulmast, väga eksklusiivne tegelikult ja selline kallis ja hea voodi. Nende uste taga on mis? Ukse taga on garderoob ja garderoobis saab siis vannituppa ja see on ka üks väike põhjus, miks see magamistuba on nii väike, et siia on ära siis paigutatud duši ja vanniga vannituba ja võimalikult siis suur garderoob ja magamistuba on tõesti nii väike, kui ta üldse olla võiks. Garderoob on siis tellitud tankist? Tankist. Ja siin on vajutamisega ja sellise jaotusega sahtelvalgustusega, LED-valgust ja siin on siis peidetud peegel, tõeliselt hea lahendus sellisesse pisemasse garderoobi ju iseenesest, et väga palju sellist seinapinda siin ei ole, nii et peegli saad ilusti välja tõmmata, suurepärane. Et räägi sellest vannitoa lahendusest, kuidas sa need plaadid valisid ja loomulikult see kaunis kraanikausi sektsioon. Et vannitoas on siis 60 × 60 plaadid, üks plaat on nii põrandas kui seinas, plaat on siis pärit Internost ja isiklikult mina ei näegi nagu teist varianti, kui et vannitoas oleks sein ja põrand ühesugune, lihtsalt põhjusel modernses korteris, et nagu me näeme, on siin vannitoas palju asju ja ikkagi soov on, et ka vannituba mõjuks suurelt ja avaralt. Siin on siis vann ja dušš, Ansgrohe sandtehnika, tuntud oma headuses ja Vitra WC-pott, vann
ja minu suur lemmik on siis Balteco pianovalamu, mida siis tõesti saab teha sobivasse mõõtu, nii sügavust kui laiust ja tööpinna all on pesumasin. Et mind alati see väga-väga häirib korterites, kui on pandud näiteks eraldiseisev kraanikauss, olgu mis tahes kalli või uhke firma toodang, aga samas ei ole võimalik ruumi näiteks pesumasinat paigutada. Balteco mööbel on täiesti kodumaine, lisaks see materjal või toode on hinnasõbralikum kui näiteks tehiskivi materjalist toodetud. Samas on ta kvaliteetne ja lihtsasti hooldatav.